Tšau, mina Piret siin. Tänane video vajab võib-olla väikest sissejuhatust. Nimelt minuga juhtus eile üks kummaline asi õhtul ja ma filmisin oma värske emotsiooni suht hilja, suht pimedas, suht kehva kvaliteediga ja kummalise vaatenurga alt. Nii et ma loodan, et te ei pane pahaks seda kvaliteeti ja imelikku vaatenurka ja ma loodan, et te ignoreerite kõike seda, aga jah, kell oli palju, aga mul oli vaja käia korraks linnas ja teel tagasi koju juhtus minuga üks kummaline asi. Nii et ma kohe räägin teile täpsemalt, mis siis juhtus. Ja kuna ma ei jõudnud eile õhtul ka sellele videole korralikku lõppu filmida, siis ma paluks juba praegu teil likeida seda videot, kui teile see video meeldib ja subscribe'ida minu kanalile, kui te veel siiamaani seda teinud ei ole. Ja ma postitan igal nädalal videosid, nii et järgmine video juba teile järgmisel nädalal. Aga okei, tšau, nautige seda story time'i. Praegu on õhtu, nagu te aru saate. Mul oli vaja korraks linnas käia ja minuga juhtus üks naljakas lugu ja ma mõtlesin, et ma räägin selle teile kähku ära, enne kui see mul meelest ära läheb või see lugu ei ole enam nii värske. Aga põhimõtteliselt ma praegu kohtusin linnas ühe tüübiga, kes on üks kahest kas täielik geenius või lihtsalt keegi, kellel oli tõesti abi vaja, aga põhimõtteliselt kõnnin mina siis linnas, kõrvaklapid peas, kuulan muusikat omaette ja siis silmanurgast näen, et põhimõtteliselt keegi jookseb mulle järgi nagu. Ja nagu tavaliselt, kui ma midagi kahtlast märkan, siis ma panin endal taskus muusikat vaiksemaks ja mingi hetk siis üks tüüp jookseb põhimõtteliselt minu ette ja vehib kätega ja on nagu hullult tähmi täis. Ja küsib, et oodake, vabandust, kas ma jaoks korraks teiega rääkida? Ja siis mul on nagu okei, mida nüüd? Praegu on nagu põhimõtteliselt öö ja ma olen üksi nagu kesklinnas kõnnin ja mingi tüüp jookseb mulle järgi. Nagu, mis see nüüd saab praegu nagu olla? Tüüp ise oli siuke minust noorem, siuke dressipükstes ja mingi lõtendavas T-särgis on ja tüüp. Siis ta hakkas mulle rääkima mingi, et ta kaotas oma telefoni ära kuskile, et võib-olla parklasse või midagi, et ta on juba otsimas käinud, aga ta ei leia oma telefoni üles ja ma ei tea, mis asja on ja siis mul mingi esimesed mõtted on peas, mis asjad ta tahab, et ma temaga läheks mingit telefoni otsima või juba mõtlesin nagu peas lause välja, et nagu jah, et ei, ma ei ole mingit telefonit praegu siin kuskil näinud. Aga ei, siis ta lõpetab oma juttu, et kas te saaks palun minu telefonile helistada, et äkki ma kuulen seda. Ja mul esimene mõte on peas nagu mingi oot. Kas see tüüp praegu üritab minu telefoninumbrit endale saada või on tal tõesti abi vaja? Ja siis ma nagu seisan seal, nagu see tüüp on nagu mingi täiega ähmi täis, nagu mingi vahepeal veel kuskil kostus mingi auto ukse hääl ja see tüüp veel nagu täiega ehmat seal, et mingi ma juba mõtlesin, et see oli minu auto, et nagu lisaks sellele, et ta oma telefoni ära kaotas, nagu arvesta vist, et keegi üritab ta autot ka ära varastada. Aga igatahes, jah, ta auto oli nagu eemal, põhimõtteliselt järelikult ta jooksis sealt autost välja ja mulle nagu järgi, et paluda mul ta telefoni helistada. Aga siis ma vaatasin, et okei, et see tüüp on nagu liiga ähmi täis ja ei näe väga selline välja, et see oleks selline geniaalne semi-mis-nipp nagu. Ja siis ma mingi okei, mis su number siis on ja helistasin ja siis ma vaatan, tüüp jookseb minema nagu selle peale. Aga siis ma sain aru, et ta jooksis oma auto juurde ja otsis vist sealt autost. Ühesõnaga mingi hetk ta õikas mulle järgi. Jah, aitäh, ma leidsin lõpuks üles, et ta kuskil siin autos peab olema ikkagi. Ja siis mul oli okei, ja läksin minema ja ma ise nagu täiega muigasin kogu selle aja, sest et nagu ma täiega kahtlustasin seda, et tüüp lihtsalt üritab mobiilinumbrit saada. Et jah, nii et
teile, kes te otsite nagu sebimisnippe, siis pagan nagu see toimiks nagu täiega nagu mina, kes ma nagu olen hullult valvas nagu iga asja suhtes. Ma ei saanud ei öelda nagu, ma ei suutnud sellele inimesele ei öelda, et kuule, ma ei helista su numbri peale nagu. Ja kui ta ka peaks olema geenius ja sellise nipi välja mõtles, siis ma ei tea, kui ta peaks helistama, siis ma lihtsalt ei vasta sellele numbril. Aga jah, siuke veider asi just juhtus minuga. Aga vähemalt läks hästi, ta leidis oma telefoni üles. Okei, tšau praegu.